Oleme mängu järgseks intervjuuks saanud kaamera ette nüüd Kehra käsipallimeeskonna peatreeneri Indrek Lillsoo. Indrek, mis täna Kehrale saatuslikuks võiks saada? Ma arvan, et ikkagi see esimene mäng tuli liiga kindlalt nagu meile ja kui nüüd see teine mäng ei hakanud nii sujuma, nagu võib-olla me ise oleks nagu tahtnud, siis mingi hetk ma vaatasin ikka mitu meest olid nagu näost kergelt valged, et ei olnud päris selliseks võitluseks valmis ja selle pealt nagu Viljandi eelkõige just ma vaatasin, kiidaks nende nagu seda nooremaid mängumehi, said selline kindluse. Ja kui selle kindluse neile anda, siis on juba raske neid peatada. Mida tuleks nüüd teha teisiti järgmises mängus, et Kehrale see võit taas koju tuua? Raske küsimus ja kindlasti ma siin kaameras, ega ma ei ütle ka, eks, mida nüüd täpselt me teisiti teeme, aga kindlasti me mingisugused korrektuurid teeme ja vaatame veel mõningad asjad üle, et eelkõige teisiti teeme seda, et meie põhiväravaht tuleb väravasse tagasi ja selle kaudu leiame ka kaitses kindluse, et täna meil just keskelt kaitse ei pidanud, et meil on vaja see uuesti tööle saada, et selle pealt ise vasturünnakuid ja kiirrünnakuid saada. Kuidas vasakukäelistega hetkel seis on, et Marko Statsinovski meeskonda ei ole selles poolfinaalseerias aidata saanud? Et seda kogu aeg küsitakse mult ja no kui ta tuleb, siis ta tuleb, et ma selle peale nii palju praegu ei mõtle, et meil on mõtteainet siin küll. Aga suur aitäh ja edu teile järgmises mängus!